Tere päevast ja alustuseks loomulikult tänan kutsumast, austatud Riigikogu liikmed. Aga kui nüüd asuda kohe teema juurde, sest aega on suhteliselt vähe, tegelikult tahaks rääkida väga pikalt ja väga palju, aga kahjuks ei saa, siis võib-olla piirduksin kahe asjaga, mis on tuuleenergeetika planeerimine ja sellega kaasnev mõju hindamine. Kui nüüd alustuseks võib-olla, kui nüüd austatud Riigikogu liikmed ilmselt näevad sama pilti, see on siis Eesti mandriosa kaart ilma saarteta, millele on kantud meile teada olevad tuulealad, mis on hetkel planeeringutes. Lisaks on siin ka olemasolevad tuulepargid selliste ümmarguste kollaste täpikestena. Ma muidugi ei tea, kui hästi te seda näete, sest see ekraan on tunduvalt väiksem, kui ma ootasin kahjuks, et palju sealt näha on. Aga nüüd selle kaardi põhjalt võib-olla joonistuvad välja sellised, ütleme nii, et teravamad probleemid tuuleenergeetika planeerimises ja kuidas me selle tänase olukorrani oleme jõudnud, et tuulealasid on planeeringutes kaugelt üle 100, on see, et algusest peale on puudunud selline tsentraalne või ütleme keskne koordineerimine ja ülevaade. Ehk siis lihtsustatult öeldes arendajad on nii-öelda põllule lahti lastud üle Eesti. Igaüks planeerib ja arendab seal, kus talle parasjagu sobib ja kus talle pähe tuleb. Ja niimoodi juhtubki, et on piirkondi, kus tuuleparke või tuulealasid on väga palju kõrvuti kobaras koos. Eestis on külasid, mis jäävad 3 või lausa 4 planeeritava tuulepargi mõjualasse. Igaüks, ütleme, selline maksimaalselt 2-3 kilomeetri kaugusel. Et need saaksid, ütleme, halvima stsenaariumi korral olema sellised kohad, kus on väga ebameeldiv, raske või võimatu elada. Seda eeskätt ka visuaalse reostuse tõttu. Lisaks kohalikele planeeringutele, mis on siis detailplaneeringud või eriplaneeringud, on kaardile kantud ka riiklikult kaardistatud ehk niinimetatud REPoweri tuulealad, mille valis välja Keskkonnaagentuur 24. aasta augustis ja teatavasti pandi need alad ka eelmise aasta lõpus oksjonile. Ja hetkeseisuga teadaolevalt 17 ala läks oksjonile ja kui ma ei eksi, siis 14 puhul oli oksjon ka edukas, ehk siis hoonestusõigus omandati. Võib-olla nüüd maismaale kõrvale korraks vaadata seda merealade kaarti. See annab võib-olla ka sellise täiendava pildi tuuletööstuse planeeringute mahust. Kui maismaal on planeeringutes suurusjärgus 6000 megavatti nimivõimsust, siis merealade puhul TTJA hoonestuslubade järgi peaks olema suurusjärgus 15 000 megavatti. Lööme arvud lihtsalt kokku, saame 22 000, oletame aastaseks koormusteguriks maismaa mere peale kokku sinna 0,3–0,4 vahele ja me ületame paljukordselt Eesti keskmise aastase tarbimise, ehk siis kogu see elekter, mida on võimalik aasta jooksul toota, sellega ei ole Eestis mitte midagi peale hakata. Nende projektide ainus eesmärk saab olla elektri eksport. Siis üks suurimaid probleeme planeeringute koordineerimise puudumise ja killustatuse kõrval on ka see on nüüd meie enda koostatud statistika nende andmete põhjal, mis me oleme saanud erinevatest Eesti omavalitsustest. Kõiki omavalitsusi kahjuks ei ole, sest neil endal need andmed kas puuduvad või nad ei soovi koostööd teha. Aga joonistub selgelt välja, et praegused tuulealad on valdavas enamikus kavandatud metsamaale. Meile teadaolevate valdade põhjal on selleks protsendiks 75,1. Et kui me hakkame massiliselt metsa
maha võtma, raadama, muutma seda tööstusmaaks, siis seda ei tahaks kuidagi nimetada rohepöördeks. Ja võib-olla sellised mõned probleemsemad vallad, ütleme siis metsamaa osakaalu poolest, Lääne-Nigula, Alutaguse, Tõrva, siis ka muidugi Vinni, millega ma saan aru, ollakse jõutud juba kohtuvaidluseni. Ja neid probleemseid valdasid on siin veel, Põltsamaa näiteks, ja need samad riiklikud tuulealad, siis eeskätt RMK kinnistud ka 86,7% metsamaal. Ja kui tuulepargi rajamisest loodusmaastikku rääkida, siis see ei piirdu ju ainult tuulikute või tuulikuplatsidega. Kui me räägime metsast või ütleme heinamaadest, sellised piirkonnad, kus ju harilikult autoteid ja juurdepääsu ei ole, see on kilomeetrite ja kümnete kilomeetrite kaupa uusi kruusateid. Saarde tuulepargi arendaja väitel kas siis rajati või ehitati ümber laiemaks 17 kilomeetrit. Seda ainult 9 tuuliku jaoks. Et need mastaabid on, või ütleme nii, et need proportsioonid on natukene paigast ära, kui mõelda sellele, et selle rohepöörde eesmärk peaks olema ju tagada parem elukeskkond, mitte siis ainult inimesele, vaid teistele loomaliikidele. Aga kahjuks inimene vist mõtleb ainult iseenda peale. Siis järgmine probleem planeerimisel on see, et kaitsealuste looma- ja linnuliikide kaitsealadega ei arvestata, neid puhvertsoone, kaitsetsoone, siis kõikides planeeringutes massiliselt kas vähendatakse või lausa eiratakse. Sealt tulevad uued probleemid, selleni jõuan võib-olla järgmises punktis. Aga kui nüüd hüpata sellest planeerimis- ja kaardimaterjali pealt mõjuhinnangute juurde ja siin on üks selline väike valik soovitustest ja väljavõtetest erinevatest mõjuhinnangute aruannetest üle Eesti. No üks on näiteks see, mis on seotud siis linnustikukaitsega, et kui tuulepark rajada, siis seal kõrval, kui on põllumaad, siis põllumeestel soovitatakse teravili asendada näiteks rapsiga või lasta see kasvada looduslikuks rohumaaks. Ja ainus mõte on see, et kaitsealused linnuliigid siis ei tuleks tuulepargi lähedale. Aga selliste piirangute massiline rakendamine põllumeeste suhtes tundub natukene ebareaalne. Teine lahendus, nii-öelda leevendus või kompensatsiooni meede, mida siis välja üritatakse pakkuda, on see, et kui tuuleparki ikkagi kindlasse kohta soovitakse teha, seal on esimese kaitsekategooria linnuliigi pesapaik ja see pargi rajamise tõttu hävineb, siis joonistatakse kaardile sinna võimalikult lähedale metsa nii-öelda kompensatsiooniala, ehk siis kaardi peal peaks see kaitsealune lind hakkama seal elama. Loodusesse ilmselt loomulikult ei lähe, sest linnule sa ei tee ju selgeks, et sa pead kolima ühest kohast teise. Aga siin tekib ka selline majanduslik ja õiguslik probleem, et hakatakse seadma raiepiiranguid siis tuulepargi kõrval olevate metsade omanikele. Kui arvestada tuulepargi eluajaks 25-30 aastat, see tähendab seda, et kui sa oled erametsa omanik ja sinu metsale pannakse 25-30 aastaks raiekeeld peale, sa seal mitte midagi teha ei tohi, et kes selle siis lõpuks kompenseerib. Et vastav kaardikiht peaks minu teada olema Eesti looduse infosüsteemis olema loomisel. Siis üks huvitav leevendusmeede, mida mõjuhindajad välja pakuvad, on tuulikute seiskamine igasuguste erinevate asjaolude esinemisel. Kui läheneb mõni kaitsealune lind, kaitsealune nahkhiir, kuidas seda füüsiliselt ja reaalselt nagu teostatakse ja neid linnuliike omavahel eristama hakatakse, sellest mina ei ole veel aru saanud. Ilmselt see süsteem ikkagi päris nii ei toimi, nagu räägitakse. Ja samuti, kui tuulepark jääb mõne olulise lindude või nahkhiirte siis kevad- või sügisrände koridori vahetusse lähedusse, siis ka rändeperioodiks tuleb tuulikud seisata.
Samuti tuleb tuulikud seisata siis, kui need heidavad ettenähtust rohkem tunde varju elamukinnistutele. Ja veel on tehtud ka ettepanekuid, et näiteks saagi koristuse ajaks, et kui saaki koristatakse tuulepargi kõrval põldudel, et röövlinnud sinna ei tuleks, kui nad tulevad, et selleks ajaks samuti tuulepark seisma panna. Neid näiteid on veel, et põhimõtteliselt tekib siis küsimus, et miks selliste kohtade peale neid parke üldse rajada, kui on nii palju asjaolusid, mille puhul need tuleb seisma panna. Niikuinii töötavad nad ainult siis, kui tuul puhub ja kui meil tuulistel päevadel peab nad seiskama, et mis nende mõte üldse on. Siis mõjuhinnangutega seoses on näiteks esile kerkinud ka selline probleem, et erinevate leevendusmeetmete rakendamiseks enamasti tellitakse asukohapõhiseid eksperthinnanguid. Aga mis on välja tulnud, on see, et kui nüüd see erapooletu ekspert on oma raportiga valmis saanud ja seal on mõned sellised asjaolud, mis tuulepargi rajamist piiravad või takistavad, siis justkui hakatakse seda eksperthinnangut tagantjärele muutma. Aga sel juhul ei ole ta ju enam eksperthinnang, kui seda hakkavad muutma kõrvalised isikud. Et see kaotab oma mõtte. Siis võib-olla mõned sellised huvitavad näited mõjuhinnangute aruannetest. Võib-olla kõige selgem, mida ma olen päris palju kordi varem esile tõstnud, on Liivi lahe meretuulepargi raportist, kus on siis, kui ma ei eksi, oli Skepast ja Puhkim, see ettevõte, kes selle koostas, aga muu hulgas on öeldud, et tuulikute paigutumine meremaastikku pigem mitmekesistab vaadeldavat maastikku. Et siit võiks järeldada, et muidu see vaade on kole igav, et kui nüüd seda natukene üle kanda maismaale, et siis võiks ju öelda, et ega näiteks Tallinna vanalinna siluett on ka kole igav, et võiks ju Tallinna lahte ka tuulepargi rajada. See ju mitmekesistab seda vaadet, eks ole. Siis on veel, saagikoristusest rääkisime. Siis on üks huvitav, Märjamaal on käimas eriplaneering, alanud õigemini, seal koostatakse alles mõjuhindamise tegevuskava ja sealt on siis võetud mõned tsitaadid Kliimaministeeriumi kodulehelt ja väidetakse, et aastaks 2001 kasvab keskmine tuulekiirus ligi 18%. Me räägime siis tõenäoliselt Eestist. Aga nüüd, kui see Kliimaministeeriumi veebileht lahti võtta, natukene süveneda, neid materjale seal vaadata ja kuulata, siis saab selgeks, et jutt käib halvimast stsenaariumist ja me räägime kuni 18%. Ja kusjuures Kliimaministeeriumi enda lehel oli see link kliimamuutus või midagi taolist, peast ei mäleta, on halvimat stsenaariumit esitletud tõsikindlas vormis, kindlas kõneviisis. Ehk siis ma julgen väita, et Eesti Vabariigi Kliimaministeerium ise süvendab kliimapaanikat ja tekitab kliimaärevust. Ja samal ajal, kui siis MTÜ-d taotlevad toetust endale, et korraldada koolitusi selleks, kuidas kliimaärevust maandada. No tere tulemast, eks ole. Siis kinnisvara hindadega seoses. Väga palju püütakse väita, et tuulepargi rajamine ei pruugi kinnisvara hinda mõjutada. Me räägime elukondlikust kinnisvarast ja kinnisvara hind võib hoopiski tõusta. Väita võib loomulikult kõike. Järgmise slaidini jõuame ülemaailmne statistika Euroopast, kahjuks räägib teist keelt. Ja muidugi tuleb ka silmas pidada seda, et mida presenteeritakse kohaliku kasuna ehk siis keskkonnatasude seaduse kohast keskkonnahäiringu talumise tasu, siis see ongi talumise tasu. See ei kompenseeri kinnisvara hinnalangust ja muid probleeme. Jällegi ma ei tea, kui hästi seda kinnisvara tabelit siin näha on, aga siin tuleb muidugi selle kinnisvara statistika puhul arvesse võtta, et tegemist on ju ajalooliste andmetega, me vaatame minevikku ja need riigid, kus see statistika pärineb, tuulepargi kõrgused ei ületa seal
statistika tegemise ajal, ütleme 150-160 meetrit. Ehk siis mida kõrgemaks kasvavad tuulikud, seda suurem on visuaalne häiring, mida peetakse ka mujal maailmas üheks kõige olulisemaks teguriks, mis siis elamukinnistu hinda mõjutab. 0–2 kilomeetrit tavaline mõju –15%, kuni 4 kilomeetrit suurusjärk –10%. Siis, millest me oleme ka väga palju rääkinud nii riigiasutustes kui ka avalikkuses, on tuuleparkide rajamisele kompensatsioonimehhanismid. Et kenasti on keskkonnatasude seadusesse üle võetud nii-öelda pool lahendust Taani taastuvenergia edendamise seadusest. Ehk siis see 1% tuulepargi toodangu põhjal arvestatuna rahaliselt, mis läheb siis kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja millest pool omakorda siis mõjuala elanikele, aga täiesti tähelepanuta on jäänud kinnisvara hinnalanguse hüvitamise mehhanism, mis siis näeb ette, et tuulepargi mõjualas Taanis elamukinnistu omanikule tehakse tasuta kinnisvara hindamine ja kui selle põhjal leitakse, et tuulepargi rajamise tõttu tema kinnistu hind langeb rohkem kui 1%, siis on selle kinnistu omanikul 2 võimalust. Kas ühekordse maksena ta saab selle hinnavahe või tal on õigus 1 aasta jooksul tuulepargi rajamisest nõuda, et tuulepargi omanik ostaks rajamisele eelnenud täishinnaga tema kinnistu välja. Et kas me Eestis sellise lahenduseni lõpuks jõuame, ei oska öelda, aga see tunduks vähemalt minimaalne kompensatsioon, mida mõjualasse jäävate inimeste heaks saaks teha, sest see annaks reaalse võimaluse tuulepargi mõjualast ära kolida, juhul kui inimene tunneb, et ta ei saa seal hakkama ja võrdväärne siis nii-öelda elamine kuhugi mujale soetada. Siis võib-olla lühidalt, palju mul aega on? 2,5 minutit. Siis Saarde tuulepargis tehtud mõõtmistest. Siin on üks kaart täpikestega, punased täpid on 3 tuulikute gruppi, kõige alumine 4, keskmine 3, paremal ülal 2 tuulikut, iseenesest väga kehvasti planeeritud park. Inimesed kõige rohkem häiringute all kannatavad need inimesed, kes elavad kas siis 2 grupi vahel või lausa selle 3 grupi nii-öelda kolmnurga sees. Probleem on ju selles, et on küll mingisugune põhituulesuund, kust tuul enamasti aasta jooksul puhub, aga on ka muid suundasid, aga kui sa elad selle kolmnurga sees, siis pole vahet, kust poolt tuul puhub, mingit müra kuuled sa kogu aeg. Siis mis Saarde Terviseameti tehtud mõõtmiste puhul esimene probleem on see, et ei tehtud mingisuguseid kontrollmõõtmisi. See tähendab seda, et tuulikud pannakse seisma, mõõdetakse seda looduslikku mürakeskkonda, siis pannakse nad uuesti tööle ja siis on aru saada, eks ole, kui palju see tuulepargi töö sinna juurde annab ja mis allikast konkreetne müra tuleb. Samuti ei suutnud Terviseamet mõõtmiste käigus tuvastada niinimetatud tuuliku signatuuri, ehk siis seda tuuliku signatuuriks nimetatakse seda sagedust, kui tihti tuuliku laba möödub tuuliku tornist. Seal tekib see nii-öelda impulsheli, et järelikult mõõtmine ei olnud piisavalt kõrge resolutsiooniga. Siis uuring oli väga lühiajaline. Esimese 24-tunnise perioodi jooksul mõõdeti 5 elamukinnistul pluss 2 kontrollpunktis, samuti järgmised 24 tundi, järgmised 5 elamukinnistut pluss 2 kontrollpunkti. Aga kuna ilma ei saa valida, siis esimesel mõõteperioodil oli mõõdukas tuul, kus nagu oli võimalik enam-vähem, mitte päris, aga enam-vähem aimu saada, et mis võib see mürafoon olla tuulepargi puhul, aga teine mõõtepäev muidugi ebaõnnestus, kuna tuult lihtsalt ei olnud. Siis kõige probleemsemal kinnistul, Väike-Losu kinnistul, mis siin kaardi peal
peaks jääma number 39-st veel nii-öelda kaardil vaates paremale. Millegipärast mõõtmisi ei tehtud. Teadaolevalt on üks perekond sealt ära kolinud müra tõttu. Miks ei tehtud, ei oska öelda. Ja mis välja tuli, oli see, et tegelikult kahel kinnistule öised müratasemed ehk siis sotsiaalministri määrusega ette nähtud lubatud sihtväärtused öösel said ületatud. Sellega sai ettekande aeg otsa ja loodan, et saate jätkata ka küsimustele vastamise ajal ja praegu on teile juba ka küsimusi. Maarjo Kadastik, palun. Tere, aitäh. Mäletan, et näitasite ka siin seda niinimetatud lindude punast kaarti, mis on aastast 2022. Minu mäletamist mööda me majanduskomisjonis seda arutasime mingisuguse keskkonnamõjude eelnõu raames, kus seda üle vaadati ja väide oli, et sellele tehti järeluuring, mille tulemusena ka seda täpsemalt kaardistati ja see niinimetatud alati blokeeriv punane kaart sai täpsustatud ja ta ei olnud enam nii punane. Et ma tahtsin küsida, et kas te teate sellest kaardist ja miks te seda uut kaarti ei kasutanud siin? See on jah 2022. aasta kaart. Sellel on muidugi väikene taustalogu ka, et algselt, kui hakati seda kaardistust tegema, siis paralleelselt telliti ka riigihanke korras ornitoloogiaühingult ja Kotkaklubilt siis maismaalinnustiku analüüs üle-eestiline, mille mõte oli just anda suuniseid tuuleparkide arendajatele ja planeerijatele. Ja kui nüüd kõiki neid analüüsis esitatud piiranguid ja soovitusi arvesse võtta, siis tuli välja, et Eesti territooriumile ei olegi võimalik ühtegi tuuleparki kuhugi rajada. Et sellesse kaart ka nii punane. Ja loomulikult on seda olukorda lahendatud niimoodi, et tehakse asukohapõhiseid uuringuid, valitakse välja konkreetne piirkonda, kaardistatakse linnustikke, leitakse mingisugused leevendus, kompensatsioonimeetmed, mingisugused lahendused. Aga mis on nagu nende asukohapõhiste uuringute käigus selgunud, et tegelikult kaitsealuste liikide kaardistus on oluliselt täpsustunud, sest kohapõhiste uuringute käigus on leitud palju uusi kaitsealuste liikide elukohti, et mis jällegi omakorda siis seda arendust nii-öelda kitsendavad. Ma ei tea, kas ma nüüd suutsin täpselt ka vastata küsimusele või soovite täpsustust. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea aseesimees, lugupeetud ettekandja. Kõigepealt ma tahan julgustada kõiki Eesti omavalitsusi ja omavalitsusjuhte, et omavalitsus ongi omavalitsus just sellepärast, et omavalitsus peab seisma oma inimeste eest. Kui omavalitsus seda ei tee, siis ei saa mitte keegi. Sest tihti me kuuleme seda, kuidas midagi teha ei saa ja nagunii asjad tulevad. Ei ole nii. Omavalitsused, volikogu liikmed peavad seisma oma inimeste ja oma elukeskkonna eest. Ja siin tahan tänada ka Rapla volikogu, kes eelmisel kuul lõpetas ära Karitsa tuulepargi eriplaneeringu ja ei olnud nõus hakkama siis väikest konnakotkast ringi asutama kuskile mujale, et ta peaks seal hakkama saama ja tuulikud tulla saaksid. Aga nüüd küsida tahan seda, et kas teile teadaolevalt on Eestis tehtud ka adekvaatseid uuringuid enne ühe või teise tuulepargi siis planeerimist, kus võetakse reaalselt ette 15-20 kilomeetrit raadiusega ala, uuritakse inimeste tervist, loomade tervist, vaadatakse seda suures pildis, kuidas see mõjuma hakkab ja mis on ka pärast seda, kui need tuulepargid tehtud on, et samasugused uuringud, kas need on tehtud, et oleks mingid võrdlusandmed? Aitäh. Minule teadaolevalt ei ole. Oleme näiteks müra osas teinud Terviseametile veebruarikuus ka ettepaneku, et edaspidi tuleks kaardistada müra olukord ehk siis koostada mürakaart planeeringu käigus enne tuulepargi rajamist. See tähendab siis reaalselt kohapealseid mõõtmisi, et saada teada, missugune see mürafoon seal on ja tegelikult ju planeerimisel ja ehitamisel tuleb siiski arvesse võtta kumulatiivseid mõjusid. See tähendab ka siis kumulatiivselt erinevaid müraallikaid. Et oletame, et seal läheduses on näiteks mõni suurem tehas, mille müratase on juba piiri lähedal. See tähendab seda, et sinna samma elamu piirkonnast teisele poole, sinna kõrvale see tuuleparki teha ei saa, sest selle kumulatsiooni korral
ju kumuleerumise tõttu siis see koondmüratase ületatakse. Siis oleks juba sellised asjad kohe selged, et ei peaks seda kõike tegema hiljem. Aga sellist asja Eestis kahjuks veel ei tehta. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, et 2. detsembril möödunud aastal avaldas ministeeriumi ametnik Aive Telling sellise informatsiooni, et Eestil puudub teadmine tuugenite kahjulikkuse ja kahjulike mõjude osas. Ja see teadmine pidi tulema siis käesoleva aasta 1. septembriks. Siin esimeses pingis istub endine minister Riina Sikkut on öelnud avalikkusele välja, et tegelikult meil puuduvad ka seadmed, millega mõõta seal ütleme selle infraheli sagedust ja nii edasi. Ja mis kõige tähtsam on see, meil puuduvad ka nii-öelda akrediteeringuga tegijad ja kalibreeritud aparaadid, millega tuleb teostada riiklikku kontrolli. Äkki te selle infobaasi, mis ma praegu rääkisin, annate hinnangu Saarde tuulepargi mõõtmise objektiivsuse kohta? Aitäh. Jah, mõnes mõttes natukene keeruline vastata, aga püüan kuskilt alustada. No, võib-olla see probleem number 1 on see, et aparatuur on küll olemas, aga see vastav tarkvara ei võimalda andmeid piisava täpsuse või resolutsiooniga analüüsida, sest tänapäeval ei ole maailmas, ütleme nii, et minu arusaamise järgi teaduslikus kogukonnas vaidlus selle üle, et tuulepargil on nii-öelda tuuliku signatuur. See on paljude mõõtmiste ja uurimiste käigus kindlaks tehtud, et kuidas on võimalik, et Terviseamet seda Eestis mõõtes ei suuda tuvastada. See tähendab seda, et kas aparatuur ei ole piisavalt võimekas või siis andmeid töötlev tarkvara ei ole piisavalt võimekas. Aga mis puudutab nüüd ka selliseid tehnilisi probleeme Saarde müra uuringus, no näiteks õige taatlus kleebisega, ma saan aru, aparaat, mõõteseade ei olnud õiges kohvris, oli seal väidetavalt siis nii-öelda suvalises transpordikastis, kuigi mulle jääb arusaamatuks, kui ma nüüd ütleme 70 000 komplektiga ümber käin, et kuidas ma loobin neid suvalisse transpordikasti, et kõigil on ju taatlus kleebised peal, et kuidas aparaadid saavad üldse laos vahetusse minna. Aga see selleks. Ja muidugi Saarde selles müra raportis on ka tehnilist praaki, on näiteks ühel samal kuupäeval samadele kellaaegadele märgitud siis konkreetsetele kinnistutele lähimaks tuulikuks üks ja sama tuulik, aga nende töötamise andmed erinevad, tuulekiiruse andmed erinevad, toodangu andmed erinevad. Et see ei ole ju tehniliselt võimalik, see on tehniline praak ja seda on seal raportis kahjuks mitmes kohas. Ja üks asi, mis muidugi veel natukene kulmu pani kergitama, oli see, mõõtmine toimus 25. 27. novembrini eelmisel aastal. Raport kuupäeva järgi valmis 18. detsembril, avalikustamiseni kulus 2,5 kuud. See on nüüd üks asjaolu, aga teine on see, et nädal aega enne avalikustamist saadeti siis teavituskirjad mõõtmistulemuste kohta nii tuulepargi omanikule kui ka kohalikele elanikele ja selle teavituskirja lõpus on muuhulgas Terviseameti soovitus parandada Saarde tuulepargis müra olukorda. Nädal aega hiljem avalikustamise üritusel ja ametlikust versioonist oli see soovitus ära korjatud. Et missugused teadmised 7 päeva jooksul vahepeal tekkida said, kui 2,5 kuud oli juba möödunud, raske hinnata. Martin Helme, palun. Aitäh. Ma tahtsin natuke põhjalikumalt äkki räägite seda, et aitäh selle materjali eest ja siin, kui keegi tahab näha seda, vaadata, kus praktiliselt ju kogu Eesti on täis neid planeeritavaid alasid, et väga vähe on neid piirkondi nii maal kui merel, kus neid ei tehta. Ja see ongi sõna otses mõttes sisuliselt suurem osa Eestit on selles olukorras, et minu tagaõue on tulemas Tallinna teletorni suuruseid jublakaid,
10, 20, 30 ja meile selgitatakse sirge näoga, et see teeb teie elu odavamaks, nende kolakate ehitamine ja paremaks ja tegelikult ei ole sellel mitte mingit mõju mitte millelegi, ei loomadele, lindudele ega inimeste tervisele. Mis on kõik täielik jura, loomulikult vaja on need miljardid ju ära lihtsalt kantida. Aga nüüd me jõuame, planeeringuprotsess on ikkagi selline, põhiseadus annab kohalikule omavalitsusele enesekorralduse autonoomia ja see planeeringuprotsess on minu meelest siin võtmeküsimusega, et neid ja planeeringuid on erinevaid, on detailplaneeringuid, üldplaneeringuid, siis on mõjuhinnanguid erinevaid, et kui sa natukene rääkisid lahti, mida inimesed peavad silmas pidama, mida nad jälgima peavad, mis etapis? Aitäh! No tegelikult inimesed peaksid olema kaasatud seaduse järgi juba esimeses etapis, millal on siis alade eelvalik või ütleme siis detailplaneeringu puhul lähteseisukohtade väljatöötamine. Aga nagu praktika on näidanud, siis seda ei ole Eestis tehtud. Et need juhused, kus inimesed on protsessi alguses kaasatud, on väga harvad ja ütleme, see teavitamiskohustus või teavitamisnõue tuleneb tegelikult ju 2 õigusakti, keskkonnatasude seaduse ja planeerimisseaduse koosmõjust, koostoimest. Planeerimisseaduse näeb ette siis nende isikute ringi, keda tuleb siis personaalselt teavitada ja missuguses etapis ja keskkonnatasude seadus ütleb siis selle mõjuala ulatuse, kes on siis konkreetselt need puudutatud isikud. On siin kõlanud omavalitsustes väiteid, et seni kuni tuuleala sees ei ole tuulikute positsioonid paigas, me ei tea ju, kas nad jäävad 2 või 3 kilomeetri sisse. Aga siin tuleks võtta nagu appi ju kaine mõistus, et kui sa oled selle tuuleala maha joonistanud, siis sa võtad selle 2 või 3 kilomeetrit tuuleala piirist. Nii kui kuni sa ei tea, siis sa lähtuvad olemasolevast teadmisest. Ja nagu meile ka Kliimaministeerium on ette heitnud, et sekkuda tuleks ju võimalikult varases etapis. Aga kuidas sa sekkud, kui sa ju ei tea mitte midagi? Et siin hoitakse nii-öelda pimedas. Aga kui nüüd minna võib-olla planeeringute ja planeerimisseaduse probleemideni nagu üldisemalt, siis üks probleem kindlasti 10 aastat tagasi võetud planeerimisseaduse puhul on see, et omavalitsus saab mõju hindamise ja planeeringu kulud anda arendaja kanda. Ja sealt on hargnenud rida probleeme, mis ju tähendab seda, et planeeringu koostamist ja mõju hindamist, kui vaadata neid töövõtulepinguid, mis sõlmitud küll riigihanke korras, aga seal on nii palju nüansse, mehhanisme ja sätteid, mis võimaldavad siis arendajal protsessi mõjutada absoluutselt igas etapis. Valida nimeliselt eksperte, kui ekspert ei sobi, siis vahetame välja, kõik eelaruanded tuleb kinnitada, kõik asjad, kui midagi ei sobi, saab ümber teha, eks ole. Ehk siis, kes maksab, tellib muusika, kahjuks. Ja teine probleem, millest nüüd lõpuks on avalikult julgenud rääkida ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, on ju see, et eriplaneeringu puhul, KOV-i eriplaneeringu puhul, see esimene eelvaliku etapp, et see on ainult näitemäng. Tegelikult ju arendaja läheb oma need paberid näpus sinna vallavalitsusse, ta teab ju väga täpselt, kuhu ta oma tuuleparki tahab rajada. Need kinnistud on ammu kas ostetud, on seal eelkokkulepped sõlmitud, mingid broneerimistasud maaomanikele makstud ja siis etendatakse 2-3 aastat seda tsirkust, kus siis justkui otsitakse valla territooriumil neid tuulealasid. Et milleks? Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. Esiteks ka minu poolt suur tänu informatiivse ettekande eest nii teile kui ka eelkõnelejale ja on tõesti tänuväärne, et te olete toonud esile selle kaardi, millelt nähtub, et see visioon, mida üritatakse teostada, teeks tervest Eestist sisuliselt suure tehnopargi. Et kui nüüd võtta kõrvale see Kohtla-Järvelt Tõrvasse või Valgasse tõmmatav joon ja see, mis jääb sellest paremale poole ehk ida poole, siis ülejäänud Eesti nii maismaa kui ka mereala on täis topitud. Nii et see on kohutav vaatepilt, millega inimestel tuleks tutvuda.
Aga ma tahtsin teilt küsida lähemalt selle talumistasu kohta, mida te osutate siin ühel oma viimastest slaididest. Toote esile võrdluse Eesti ja Taani vahel ja näitate, et Taanis on seadusega ette nähtud, et kui kinnisvara väärtus väheneb rohkem kui 1%, maksab arendaja kinni hinnavahe või kinnistu omanik saab nõuda kinnistu väljaostmist täishinnaga. Et kas te olete rääkinud sel teemal ka meie valitsuskoalitsiooni parteide esindajatega, kas nemad ei oleks valmis samasugust projekti toetama? Aitäh. No jah, seda juttu on räägitud Kliimaministeeriumis, Regionaalpõllumajandusministeeriumis, muudes instantsides, kõiki asutusi täpselt peast ei mäleta, küll ka siin lugupeetud Riigikogu liikmetele, erinevatele fraktsioonidele, kes on nõuks võtnud meid ära kuulata. Aga loodame parimat, ehk võib-olla mingi muutus tuleb. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja, austatud ettekandja. Eelmise küsimuse jätkuks ehk oskate tuua ka selle mõjuala Taani tuulikute puhul, mille puhul kompensatsiooni rakendatakse. See võib-olla on selline lühikene number, aga lisaks ma tahan küsida, et on olemas väga põhjalik uuring Hiinast, kus uuriti väga suure valimiga tuuleparke väga pika aja jooksul ja tulemused hämmastavad, et biomass vähenes märkimisväärselt nende tuulikute mõjualas, nii et kui prooviti seda rahasse panna, siis võis ühe tuuliku alal olla kuni 2 miljonit eurot see summa, palju biomassi kasvu vähenemine siis kahjusid tõi. Et olete ka selle uuringuga tuttav ja kas ei vajaks Eestis kuidagi suuremat tähelepanu? Ja mis puudutab küsimuse esimest poolt ehk Taani taastuvenergia edendamise seadust, siis kahjuks seda mõjuala täpselt ulatust peast ei oska välja tuua. Mis puudutab seda Hiinas tehtud enam kui 2 aastakümne pikkust vaatlusuuringut, mis hõlmas siis enam kui 100 000 tuulikut, kuna Hiinas on need teatavasti kõige rohkem, siis tõepoolest uurijad tuvastasid, et tuulepargist kuni 15 kilomeetri raadiuses vähenes taimede võime siis siduda CO2 ja seeläbi siis ka suurendada biomassi. Mida lähemale tuulepargile, seda suurem oli see mõju. Ja muidugi üks selline huvitav tähelepanek oli see, et selle mõju tugevus sõltus üsna tugevalt ka pinnareljeefist ja kõrgusest merepinna suhtes. Mida lähemale siis merepinnale minna, mida tasasem on maa, nii nagu meil Eestis on, tegelikult ühtegi mäge ei ole, lauskmaa merepinna ligidal, siis seal on see mõju kõige suurem. Jällegi neid, kuna andmeid on väga palju ja ma pean tunnistama, et ma olen neid teadusuuringuid lugenud sadades viimase paari aasta jooksul, siis protsenti peast ei mäleta, aga hiinlased arvutasid välja näiteks CO2 kvoodi hinnaks ümber, et üks tuulepark võib tekitada selline $2 miljoni ringis aastas kahju. Muidugi arvestada tuleb seda, et Hiinas on CO2 kvoodi hind hoopis teine. Kui me räägime siin Euroopa Liidus suurusjärgust vahemikus 60–80 eurot tonni kohta, õhkupaiset tonni kohta, siis Hiinas peaks käesoleval aastal prognooside kohaselt see hind jääma 13 euro juurde. Et kui me nüüd tooksime selle sama pildis Euroopasse ümber, siis need rahanumbrid tuleb kõik palju suuremaks teha. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja, tänan teid sellise ettekanne eest. Ja mul on muidugi 1 miljoni küsimusi, aga püüame siis ajanormides vaos hoida ja küsimused. Kas teie teada on tehtud kõik uuringud, mis on seotud nii riigikaitsega kui ka elanike tervisega? Teie arvates, kas neid tuuleparke on planeeritud liiga palju või neid pole üldse vaja? Ja kolmas küsimus siis, milline oleks alternatiiv? Aitäh. Mis puudutab uuringuid seoses riigikaitse ja inimtervisega, siis meile teadaolevalt neid tehtud ei ole. See on nagu esimene punkt, võib-olla täiendaks nii palju, et 2018
meil on informatsiooni, et Terviseamet on võtnud ühendust siis Tartu Ülikooli teadlastega ja neil on plaanis jälgimisuuring siis rahva tervise osas läbi viia paari aasta jooksul. Millal see teoks saab, ei oska öelda. Riigikaitse koha pealt oleme käinud seda probleemi tutvustamas TTJA-s, mis sellest saab edasi, hetkel ei oska öelda, see kohtumine oli umbes 3-4 nädalat tagasi. Siis järgmine küsimus oli, et mis oleks alternatiiv tuuleparkidel. Kas need on liiga palju? No kui nüüd vaadata seda, kui palju tuulealasid on maismaale planeeritud, siis ilmselgelt on need muidugi liiga palju. Et kui nüüd mõelda selle peale, et kui ENMAK-i eelnõu kohaselt sihitakse 2100 megavatti võimsust juurde, 7 megavatised tuugenid on see 300 tükki, neist planeeringuid oleks võib-olla võinud olla 10 tükki tuulealasid, natukene varu ka 15-20, aga me ligineme siin arvule 200-le, aga probleem ongi selles, et igaüks planeeris sinna, kus tal pähe tuli. Ja mis olukorra veel kehvemaks tegi ja õli tullevalas oli ju riik ise. Kaardistas 24. aasta augustis sai raporti valmis Keskkonnaagentuur ja siis selle kaardistuse põhjal ju pandi need riiklikud tuulealad oksjonile. Et ütleme nii, et sa torgid seda sipelga pesa või erilase pesa ja see lõpuks need erilased lendavad sealt välja. Aga mis oleks alternatiiv? Olen ka mõned arvamuslood kirjutanud selle kohta, aga sellist ideaalset lahendust Eestis loomulikult ei ole. Ega ükski alternatiiv, mida välja pakkuda, ei ole lõpuni hea. Aga kui me mõtleme enda, see on konkreetselt minu arvamus, ei kajasta ühtegi laiemat pilti. Energiajulgeoleku peale. Energiajulgeolek üldse on vale sõna, mida siin Riigikogus ja mujal kasutatakse. Me räägime elektrijulgeolekust. Energiajulgeolekut me niikuinii ei saa tagada, sest naftat meil ei ole. Nafta peal liigub kogu meie transport. Aga elektri puhul meil on omamaised allikad, meil on põlevkivi, puiduhake, meil on päike, meil on tuul, võib-olla tulevikus õnnestub maasoojuse abil 3-4 kilomeetriste süvapuuraukude abil siis elektrit toota, nagu seda mujal maailmas on õnnestunult tehtud. See puuraugu teed valmis, töötab sul 100 aastat. Mis ta maksumus ja ühikukulu ja lõpuks see ökonoomika, see joonistub hiljem välja, seda ma hetkel kommenteerima ei hakka. Mart Helme, palun. Aitäh. Ma tahaks tänada ettekandjat väga sisuka ja väga faktitiheda, aga see käib ka eelmise ettekandja kohta ettekande eest. Ainult korrumpeerunud või ajusurnud inimesed ei saa aru sellest, mida te räägite. Ma kordan, ainult korrumpeerunud või ajusurnud inimesed ei saa aru sellest, mida te räägite. Aga mu küsimus puudutab hoopiski nüüd teist teemat ja see on seotud võimaliku ja miski ei ole igavene vajaliku tuleviku tuulikute utiliseerimisega. Teatavasti jätame kõrvale siin selle, kui keskkonnakahjulik on nende tootmine. See on omaette teema. Aga ühel päeval on nad vaja utiliseerida ja kui mina näiteks lammutan vana maja maha, siis ma pean teadma, kuhu ma panen vana eterniidi, kuhu ma panen mingisugused muud jäätmed ja kui palju see mulle maksma läheb. Ja ma arvestan selle uue ehituse hinna sisse, et vana lammutamine ja utiliseerimine läheb mulle nii ja nii palju maksma ja see loomulikult tähendab ka seda, ühesõnaga te saate aru, mida ma mõtlen, et kas sellega ka on arutatud ja kuhu konkreetselt need utiliseeritakse, need jäätmed? Jah, selle osas on diskussiooni omavalitsustes olnud palju ja seda küsimust on ka paljudel koosolekutel tõstatatud seda vastutuse küsimust, et nagu me siin näeme, on üsna suured tuulepargi arendajad või tuulepargi omanikud siin ja seal kahjuks pankrotti jõudnud. Et loomulikult tekib küsimus, et mida siis nende tuugenetega pihta hakata. Metalli ja muid selliseid tavapäraseid komponente on lihtsam ümber töötada. Eeskätt probleem käsitleb neid tuulikulabasid, plastik, süsinik, metall, vaskvõrk, eks ole.
selle staatilise elektri ärajuhtimiseks ja nii edasi, väga keerulise või sellise ebameeldiva, ebasobiva konstruktsiooniga. No üks halb näide on muidugi värskelt ju, on ka meediast läbi käinud Tootsi tuulepargist, paigalduse käigus üks 80-meetrine laba kaaluga 26 ja 27 tonni sai natukene kahjustada ja hiljem siis seda muidugi tootja kahjuks ei viinud kodumaale Saksamaale tagasi, vaid otsustati siis Tootsis ära tükeldada ja matta põlendmaa prügilasse. Muidugi väga halb näide, et milleks sellist asja vaja teha, väidetavalt kindlustustehnilistel põhjustel, aga kindlustustehnilistel põhjustel oleks võinud selle prügiga oma kodumaale tagasi vedada, et mitte siin Eestis maha matta. Aga mis puudutab nüüd võimalikku sellist tulevikukoormust, on neid andmeid on muidugi raske leida, neid on raske hinnata, aga see protsent võib olla selline, et kui arvestada selle tuugeni elueaks 25 aastat, siis umbes 13% tuugenitest vajab vähemalt ühe laba väljavahetamist selle eluea jooksul. Kui me võtame nüüd Tootsi tuulepargi 38 tuulikut hetkel, korrutame selle 3-ga, saame 114 labana, sealt võtame 13%, siis 13% 114 tuleks siis selle perioodi jooksul kuidagi utiliseerida. Rääkimata siis, mis saab eluea lõpus. Aitäh! Teil see aeg otsa. Põhjalikud küsimused, vastused ja täname ettekandjad, täname küsijaid.